Omavalitsuste rahulolu uuringut korraldab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja seda viiakse läbi iga 2 aasta tagant alates 2020. aastast. Üldiselt on olukord püsinud stabiilne enamus küsimustes, et seda kõikumist on olnud vähe. Et ma arvan, et see on, minu hinnangul on see positiivne, ehk siis meie üldised näitajad on ka mõnes valdkonnas vajab parandamist, mõnes mitte, et selline üldine stabiilsus minu hinnangul on hea ja eks see uuring on kindlasti väga hea sisend ka kohalike valimiste eel erinevatele siis omavalitsuse poliitikutele, et kus uuringu järgi siis king pigistab. Tuleb öelda, et üle Eesti omavalitsusi on palju ja erinevates omavalitsustes need teemad, millega rahul, millega mitte rahul ollakse, on erinevad, aga üldiselt näeme, et hästi on pakiautomaatidega, pangaautomaatidega ja sularaha väljavõtmise võimalustega, et võrreldes eelmise korra uuringuga on nende kättesaadavusega rahulolu tõusnud. Väga olulised teemad maapiirkondades on lasteaedade ja koolide lähedus ning hästi toimiv ühistransport. Lasteaeda koolide lähedusega ollakse väga rahul, samuti nende kaugusega rahulolu on tõusnud, ühistranspordiga rahulolu ei ole väga muutunud, tulemus on jäänud samaks, aga see on olnud madal ka varasemalt ja ka praegu võrreldes teiste teenustega ta on pisut madalama rahuloluga. Alati ollakse kriitilised omavalitsuse juhtimise, kaasamisega. Kaasamine on selline teema, mis omavalitsuste jaoks on väljakutse. Tuleb öelda ka, et omavalitsused on ju ka keerulises finantsolukorras ja kui tuleb seada prioriteete, siis esmatähtis on avalike teenuste pakkumine ja alati kõik omavalitsused ei jõua tegeleda kogukonna kaasamise ja selliste teemadega, et kui on vaja teha valikuid, siis esmajärjekorras avalike teenuste pakkumine ja kaasamine võib-olla jääb siis tahaplaanile. Kohalike kitsaskohtade tuleb otsa vaadata ja tuleb siis mõelda, kuidas neile lahendusi pakkuda, et see ongi poliitikute töö ja see uuring on just üks tööriist, mis selle pildi ette toob. Aga mis on positiivne, ongi see, et kuna vahendeid on olnud vähem, aga samas, nagu ma ütlesin, siis üldine rahulolu on olnud võrdlemisi stabiilne ja siis see näitab seda, et ka vähemate vahenditega on suudetud tagada teenuseid, mis laias laastus siis inimese koha peal nagu nende vajadustele vastab, et selle üle on ainult hea meel. Inimestele on väga oluline ka nende kodukoha maine. Kui vaatame Eesti keskmist tulemust, siis 0–100 skaalal on see kukkunud 3 punkti, mis võib öelda ei ole suur kukkumine või on isegi, ütleme, et jäänud vea piiresse. Aga on ka neid omavalitsusi, kus siis tulemust on parandatud, näiteks Türi vallas, Kohtla-Järve linnas, Valga vallas, Sillamäe linnas on siis võrreldes eelmise korraga maine hinnang tõusnud. Omamoodi anomaalia on Muhu vald, mis on teistest omavalitsustest oluliselt kõrgema hinnanguga, kus inimesed on rahul pea kõigega. Annuse sõnul on ilmselt põhjuseks puhas loodus, meri, väike kokkuhoidev kogukond ja hea omavalitsemine.